Ja nüüd jätkame paneeldiskussiooniga, kuidas muuta poliitikat. Paneelis osalevad Ansori Barkalaja, Jaan Männik, Jüri Adams, Andrei Vostov ja Külliki Kübarsepp. Paneel juhib Aimar Rattasaar. Aitäh! Nüüd hakkab siis meie täna visioonikonverentsi teine osa, mis erineb nüüd oluliselt esimesest, sest meil on uued esinejad, kes on kutsutud paneelil sõna võtma ja oma mõtted vahetama. Et käivitada meie paneeldiskussiooni, mul on kõigile paneelis osalejatele üks küsimus. Muuseas, kõigil, kes meil on saalis, te saate esitada ka küsimusi. Osad on mul kirjalikult laekunud, need on mul kaasas, te võite neid vormistada veel ja te saate ka kindlasti koha pealt esitada. Aga praegu alustame kõigepealt esimese küsimusega, et juba mitmed aastad püsib meie ühiskonnas üleval küsimus, et miskit oleks nagu puudu, midagi on pildil valesti, et ühiskonnas on probleeme, asju, millega olemasolevad poliitilised jõud, nii nagu me siin nimetame, riigierakonnad ei tegele. Et kas te võiksite öelda, mis on teie arvates kõige tähtsam või mõni kõige tähtsam asi, mille lahendamisega nagu praegu üldse ei tegeleta ja mille lahendamiseks oleks vaja tegelikult ellu kutsuda uus poliitiline jõud? Alustaksime Jaanist. Palun. Aitäh. Ma omalt poolt ütleksin, et ega me pole Eestis ainukesed, kes leiame, et ühiskonnas on muudatusi vaja. Kui me läheme tagasi aasta 2008, siis president Obama USA's võitis presidendivalimised oma lööklausega "We need change", meie vajame muudatusi. Ja see on paljudes ühiskonnas, aga meil ka. Minu meelest, miks meil seda uut erakonda kõige rohkem vaja on õieti 3 küsimust, mis on mulle isiklikult väga südamelähedased. Esimene küsimus on, et kui meil inimesed selles ulatuses lähevad ära siit riigist, nagu praegust toimub, kui meil iive on madal, siis see on ikka väga tõsine probleem ja isiklikult olen ma sellest mitu aastat rääkinud. Minu meelest see küsimus ei ole mitte ainult majandusküsimustega seotud, aga ta siiski on ka, mitte ainult, aga ta on ka. Ja ma ise usun, et see on nüüd Eesti Panga andmed, et kui keskmine palk Eestis on alla 1000 euro, ja Soomes, Rootsis ja palju teistes Lääne-Euroopa riikides rohkem kui 3000 eurot. Et kui me ei suuda seda vahet vähendada ja seda me teeme ainult majanduspoliitika ja majanduskasvu kaudu, siis me ei suuda siis seda väljarändu pidurdada. See 3. asi on minu meelest see, et on väga tähtis ja minu meelest me oleme täna seda siin kuulnud, et just nagu jääb kõlama, et me siiski ei usalda neid inimesi, kes täna juhivad Eestit. Meil on vaja rohkem usaldust poliitikute ja rahva vahel. Aitäh! Jüri Adams, palun. No tõsi on see, et Eestis on praegu süvenemas see tendents, et kadumas on see üleüldine meie tunne, et meie teeme ühiselt oma enda elu korraldamist, oma enda riigi korraldamist ja järjest rohkem on tagasi võtmas see mudel, mida vähemalt minuealised peaksid mäletama Nõukogude ajast, et on üks valitsevad nemad, kellesse siis keegi suhtub tõrjuvalt, keegi suhtub kritiseerivalt ja keegi suhtub niimoodi, et kuidagi nende nemade kaudu enda oma huvisid ajada ja ülejäänud jääb siis nagu kõrvale. Ma täna kuulasin siin neid ettekandeid ja mina pean tunnistama päris kindlasti, et
ma kindlasti ei kuulu nende hulka, kes arvavad, et erakondade või riigi asi oleks kedagi õnnelikuks teha. Et võib-olla ka sellepärast, et nõukogude ajal sai natuke liiga palju kuuldud seda, et meid taheti õnnelikuks teha ja ma arvan, et riigi asi ei ole ka kellelegi head elu anda. Et siin on nagu mingisugune niisugune ideoloogiline erinevus, aga miks ma siin olen isiklikult on see, et ma tunnen, et juba üle 10 aasta Eesti poliitika elu on teatud konkreetsetel põhjustel sattunud punnseisu. Selles punnseis on praegu võtnud selle vormi, et põhimõtteliselt erinevate tulemustega juba mitmendat perioodi meil Riigikogus domineerivad 4 erakonda, ühegi uue erakonna juurde tulemine ei ole praktiliselt olnud võimalik. Selle punnseis on tehniliselt tekitatud sel teel, et praegu Eesti seaduste mitmesuguste normide alusel ei ole võimalik üles seada kandidaatide nimekirju. Üks põhjus on ka see sama erakonna asi, et ainult väga suure erakonna loomise kaudu on see võimalik, nii et inimeste passiivne valimisõigus on minu arvates Eestis tõsiselt rikutud ja väga imelik on see, et meie õiguskantsler ja president ja Riigikohus nagu ei pane tähele, et see asi on rikutud. Ja teine küsimus on poliitika, elu ja valimistel osalemise ausa konkurentsi või võrdsete võimaluste küsimus on jälle rikutud sel teel, et need 4 Riigikogus esindatud erakonda on ülerahastatud. Nad teevad oma valimiskampaaniaid ka maksumaksja raha eest. Neil ei ole vaja koguda selleks rahalist toetust meie rahvalt või omaenda liikmete kaudu. Nii et need on üks küsimus, et minu arvates, et see on nagu selle punnseisuse tehniline küsimus. Ja kui nüüd see praegu loodava erakonna initsiatiivgrupp on võtnud praegu Eestis ainukesena endale vähemalt osaliselt sihiks selle ebanormaalse olukorra ja punnseisu hävitamise, siis ma tunnen, et ma pean kuuluma teie hulka, isegi kui ma mõnes konkreetses majanduspoliitilises või sotsiaalhoolekande küsimuses ei tunne asja või olen mingisugusel teistsugusel arvamusel, aga minu arvates ei ole võimalik saavutada mitmesuguseid muid eesmärke, kui nii ütelda see peamine eesmärk ei ole saavutatud. Nii et see on vanemad inimesed, kes siin on, peaksid väga hästi saama sellest mõttest aru. See on umbes nagu see nõukogude aja lõpu olukord, kus küll palju unistati, milliseid toredaid asju võiks kõik teha, aga need unistused jäid selles mõttes katmata sõnadeks, nende taga ei olnud võimu realiseerumisvõimalust, sellepärast, et ei olnud poliitilise eneseteostamise võimalust Eesti rahval. Et mingil moel on sama olukord nüüd tunduvalt vähendatud mastaabis, aga põhimõtteliselt samasuguse konstruktsiooniga olukord on meil kordumas ja me peame taas, kui keegi meie hulgast omal ajal arvas või praegu arvas, et sellega, et meie riigil on iseseisvus taastatud, ongi nüüd kõik korras, siis elu näitab, et see nii ei ole. Aitäh, Jüri. Ansori. Mida järjekord edasi, seda raskemaks läheb, mida võib nagu juurde lisada, sest palju olulisi mõtteid öeldakse eespool juba ära. Aga kui üks selline lõige või vaatevinkli sisse tuua, siis üks väga oluline ja mõjus olukord on see, et põhimõtteliselt riik on oma algse mõtte kuidagi minetamas.
Et praegu esitatakse meile valitsemisteenust ja olemasolevad erakonnad loomulikult siis seda teenust proovivad teha nii, nagu turureegel ütleb, et panusta nii vähe kui võimalik ja tõmba välja nii palju kui võimalik. Et tööta kasumlikult. Ja see on toonud kaasa selle, et Eesti inimesed on hakanud pisitasa olema õpitud abituse surve all. Et kui sul ikka seda valitsemisteenust et võtta või jäta põhimõttel visatakse ette, sul pole meil valida ka sisuliselt, sa ei saa mõjutada protsessi ennast. See on nagu kaubanduskeskuses on ju, sul on ainult need kaubad, riigi mitmed funktsioonid on ju esitatud meil kaubana. Et need on just sul sellised nagu on ja sa ei saa kuidagi mõjutada, et riigi algne mõte peaks olema see, et see on meie ühistegevuse platvorm. See, kus me ise kujundame siis eri tasanditel erinevaid lahendusi, aga me saame seda teha. Et see on hakanud käest ära minema. Ehk see sama ühiskonnas tuleb letargia või see ärajaotamine ja õpitud abitus. Teine moment on see, mida väga ujukalt, tipnevalt tegelikult ju ütles välja meie uus peaminister, kui ta ütles, et Eesti ei vajagi narratiivi. Ta ei vaja mitte mingit lugu. Aga kui mõelda selle peale, et inimesed käitumise aluseks on motivatsioon ja motivatsioon on määratletud selle määrastava vajaduse hierarhia järgi, siis see tipnev osa, see eneseteostamine, mis on inimesele nii üksiti kui ka kogukondadena väga oluline, ja selle aluseks ongi lood. Ja kui see ära võetakse, et teil ei ole rohkemat kui see püramiidi alumise astmed, see toitumine, järglaste tekitamine ja mingi surma hirmu eest kaitse ja see ongi kõik. Et see on päris jamatav ja šokeeriv. Ja kui mõelda selle peale, et tegelikult lugu on meil olemas, see on meie riigi põhiseaduse preambulis. Eesti keele ja kultuuri säilimine muutuvas keskkonnas, selle edasiarendamine. Ja kõik sellest tulenevad lood nii minevikus kui ka tulevikus on. Ja korraga see võetakse meilt ära. See on juba natuke liig. Aitäh, Hans-Joori! Ma siis väljendaks enam samu mõtteid omamoodi, et minu meelest on suur probleem see, et riik ja kodanik ei ole koostööpartnerid, vaid rahvas, kodanik on kui väike alam. Et minu unistus oleks ikkagi see, et jah, meie tegevusi soodustatakse selles suunas, et me ise loome selle õnne. Riik loomulikult ei saa seda õnne meile anda, riik saab luua tingimused, et me ise suudaksime selle õnne tee leida. Et see ettevõtluskeskkond, ütleme laiemalt, et mina kujutan ette, et kui ma oleks küüslaugu kasvataja kuskil Kagu-Eestis, leiaksin veel üle Eesti teisi kasvatajaid, teeksime koostööd, et seda toodet siis väärindada, pakendada, aga ma tunnen, et abi oleks vaja võib-olla riigi poolt seda, et leida siis need turud, et me ju tunneme seda, et Eesti on väike ja tema turg jääb väikeseks ja kui me ka räägime sellest, igaüks võiks ise midagi toota ja teha, aga siis saakski selle läbi koostöö ja koostööpartner oleks ka siis riik. Mina ise väga pooldan seda, et me võtaks ka selle eesmärgi näiteks, et Eesti rahvas säiliks, meie kultuur säiliks, siis meid peab olema rohkem. Ehk me ei tohi elada selles hirmus, et me kogu aeg iga päevaga kahaneme. Et see minu jaoks ei ole utoopia see, kui me seadme eesmärgiks, et meid on 2 miljonit eestlast X aja perioodil. See annab minu jaoks selle motivatsiooni ja kindluse, et riik loob siis selleks vastavat keskkonna, me ise panustame selleks. Et paljud inimesed tegelikult ei lähe ära Eestist sellepärast, et ta võib-olla ei leiaks seda võimalust tööd leida või luua ise keskkonna töö loomiseks, aga neid häirib see mentaliteet, mis siin valitseb. Et sa teed ja pingutad, aga keegi ei väärtusta seda. Et ma tunnen, et sellega erakonnad ei ole tahtnud tegeleda ja võib-olla tänu sellele ka riik ei tegele. Eks üldiselt saame ka rääkida sellest kaasamisest. Et kui erakond ise ei kaasa oma liikmeid, siis ta ei oska kaasata ka oma rahvast riigi valitsemisest. Aitäh!
ja Andrei, palun. No mis ma saan enam veel lisada? Kõik, kes eelnevalt rääkisid, nad ühel või teisel moel rääkisid demograafiast. Ja siis ka Ansori siin tuletas meelde põhiseaduse preambulit, mille järgi siis Eesti riigi olemise mõtteks on rahvuskultuuri ja siis Eesti rahva säilitamine igaveseks ajaks. Umbes nii pandi seda sõnastatud. Nende 23 aasta jooksul, mis ma olen elanud Eesti Vabariigis, ma olen märganud ka igasuguseid muid eesmärke või siis Eesti riigi missioone. Kunagi Lennart Meri sõnastas, et Eesti võiks olla lakmuspaber, mille järgi siis saab, mäletate küll, selle Lääne-Euroopa mingit vaimset seisundit testida. Siis me elasime pikka aega sellises riigis, mille eesmärgiks oli minu meelest tasakaalustatud riigieelarve ja seda kõik ainult selle jaoks, et olla eeskujuks kusagil mingisugustele Kreeka-taolistele riikidele või sellistele nurjatutele Euroopa Liidus, kellel ei ole tasakaalustatud riigieelarvet. Praegu näeks olevat selliseks uueks ülesandeks 2%-line kaitse-eelarve, eks ole, riigi nendest üldkulutustest. Kogu aeg leiutame endale mingisuguseid uusi ülesandeid. Ja siis aeg-ajalt tundub, et see algne ülesanded, see on siis nagu ära unustatud. Kuna ma nüüd püüan viimasel elada niimoodi mureliku optimistina, siis ma püüan ka leiutada kõiksugu selliseid uusi aspekte ja tahke Eesti riigi olemise mõttes, et võib-olla tõesti, et Eesti riigi olemise mõtteks võiks siis olla mingisuguse, ma ei tea, ajaloolise näite esitamine Euroopa kogukonnale, kuidas siis võiks funktsioneerida üks väike riik kiiresti kahaneva ja vananeva rahvaarvu juures, kuidas ta võiks säilitada oma funktsiooni. Kui see oleks meie olemise mõte, siis väga auväärne, saaksime õpikutesse, edaspidi tähtsamates ülikoolides meie näitel peetaks mingisuguseid dispuute, väga tore, eks ole. Et see, mis ma tahan öelda, on see, et eks neid funktsioone või sellised olemise mõtteid aeg-ajalt nagu sõnastatakse ümber ja leitakse mingisugune uus elu mõte. Võib-olla tõesti peaks algatama debatti, aga mis siis ikkagi on Eesti riigi olemise mõte? Aitäh, Andrei. Aga nagu ma, Andrei, sinu sõnavõtust praegu aru sain, on vaja leida see tegelik mõte ja selleks võiks olla ka üks mingi uus poliitiline jõud või selleks ei ole sellist poliitilist jõudu vaja? Uut poliitilist jõudu, ma oletan, et mind kutsuti siia sellepärast, et või ma olen kirjanik. Ma olen kirjanik ja mitte algaja poliitik ja kirjanikuna mul on nagu see privileeg, et ma võin öelda täpselt seda, mida ma mõtlen. Ja kuna minu mõte on niisugune, et nüüd jälle sellest demograafilisest olukorrast tulenevalt, et meil hakkavad nagu inimesed otsa saama, mitte ainult tööstuses, meil ei ole mitte puudu ainult keevitajatest ja nüüd juba ka lihtsama töö tegijatest, tegelikult on meil puudu ka nendest inimestest, kes võiksid olla poliitiliselt aktiivsed. Et ma olen sellise paari poliitilise algatuse juures seistes märganud, kui raske on leida inimesi, kes ei ole juba kusagil ära hõivatud. Enamasti kõik on. Ja sellise uue poliitilise jõu tekitamise juures, et tuleb nüüd hästi hoolega läbi mõelda, et kes on need vabad inimesed või kust neid leida. Et kui ma siin praegu auditooriumi hulgas ringi vaatan, siis ärge pange pahaks, aga auditooriumi keskmist vanust vaadates ka me saame aru, et Eesti riik on vananev riik. Kus need noored inimesed siis on? No ma loodan väga, et nad on kusagil seal Pärnis või Mererannas jalutavad lastega. Aga enne seda, kui ma siia tulin, ma käisin ühes Tallinna kesklinna koolist ja õpetajate tuba oli rahvast täis. Nad töötavad mõned. Nad on juba niivõrd rakkes, nad peale selle on isiklikud, et mõnedel on 2-3 veel mingit ühiskondlikku kohustust ja kellega me seda uut poliitikat tegema hakkame. Aitäh, Andrei. Tegelikult ma küsiksin nüüd kohe ühe juba mulle laekunud küsimuse ära, enne kui ma siin annaks võimalusi juurde küsida. Et kui me näeme, et on vaja midagi muuta ja kui me näeme, et olemasolevad poliitilised jõud, riigierakonnad ei ole selleks kas võimelised või huvitatud, kui meie poliitiline elu on nii-öelda umbe jooksnud, nagu Jüri Adams ütles, siis me nagu juba iseenesest eeldame, et oleks vaja mingisugust jõudu, mingit erakonda, kes siis tegelikult selle
olukorra võib-olla käima lükkaks või ära lahendaks. Aga võib ka küsida niimoodi, aga kas tingimata on vaja erakonda? Milleks erakonda? Sest erakond on paljud inimeste silmis ennast ära diskrediteerinud halva maiguga, et kas on veel ühte vaja ja see muutub uuesti kartelliks ja kartelli osaks. Et võib-olla vastake sellele, kas on erakonda vaja, et ma annan vabalt jah, et ei pea igaüks ütlema, kui ei ole selle suhtes praegu konkreetse seisukohta, aga Jüri, palun. Kohvi vaheajal üks härra siin saalis, keda ma praegu ei suuda näha, kus ta siin täpselt istub, küsis mult täpselt seda sama, nii et ma kordaks seda sama vastust. Meil on siin tohutu oht rääkida üksteisest mööda ja selles mõttes Aimari küsimus on mingil moel nagu provokatiivne. Sõna erakond, nii nagu ta eesti keelde tuli tõlgituna kõikidest Lääne-Euroopa keeltest, kus seda ladina töövega on kasutatud sõnaga siis partei või partii või paati inglise keeles, et see ei ole algselt olnud sugugi mõeldud niisuguse asjana, mida praegu Eestis kehtiv erakonnaseadus tunnistab erakonna nime vääriliseks, vaid selle all on mõeldud seda väga lihtsat ja loomulikku asja, mida kõik tegelikult teavad, et selleks, et saavutada mingisugune poliitiline muudatus ühiskonnas ja võib-olla ka riigi valitsemises, selleks tuleb kõigil nendel inimestel, kes seda muudatust tahavad, peavad õigeks, tuleb omavahel ühineda ja ühineda selleks ühistööks, et olla tugevamad kõigist nendest teistest ühiskonna osadest, kes on sellise muudatuse vastu. Ja see on see erakonna mõtte. Mina vastasin sellele siin härrale, et poliitika käib kamba kaudu. Kõik need, kes tahavad ühte mingisugust sihti, need moodustavad selle vastava kamba. Nüüd mina nimetaksin kõiki inimesi, kes ühinevad ühe või teise või kolmanda asja saavutamiseks, mina nimetaksin neid kõiki erakondadeks, sõltumata sellest, et Eesti riigi praegune seadus ei luba neid nimetada. Et ma kas kasutaks sellest algses mõttes, nii nagu ta oli ka enne sõja Eestis. Ja praegusel hetkel ma ei ole isegi selles kindel, kas meie kõik, kes me siin oleme, kas me tegelikult, kui me ei oleks see ebaloomulik olukord, et kandidaate saab üles seada ainult pärast seda, kui enne valimisi on suudetud Eesti kanda enda organisatsioon sellesse Eesti erakondade registrisse. Niimoodi, me oleme sunnitud seda tegema. Kui seda sundust, seda sundolukorda ei oleks, ma ei ole kindel, et me kõik oleksime valimistel valmis minema ühe ja sama kambaga. Võib-olla me kuuluksime erinevatesse kampadesse ja erinevatesse olukordadesse. Nii et siin on praegusel hetkel meil on teatud niisugune postsovetlik või pseudosovetlik olukord on meil praegu loodud, et on olemas niisugused nagu ainuerakonnad ja ülejäänusid ei tunnustata. Katsugem see ebanormaalsus likvideerida ja siis taandada see sõna erakond sellesse tähendusse, nagu ta loomulikult peaks olema. Aitäh, Jüri. Külliki, oli ka käsi püsti siis. Loomulikult tuleb teha. Minu meelest ei ole siin mingeid küsimusi. Võib ju öelda, et näiteks mina ise olen Põhja-Tallinnas, et Kalamajas Pelgulinnas sünnib ka iga kuu uus restoran kohvi. Kas on mõtet teha? Olemas ju. Aga igas ühes on oma nüanss, mõnus feeling, elukeskkond, kõik määrab selle. Ja ma arvan, et siin samas võrdluseks tasub ka seda uut erakonda teha, et kui sa ei proovi, ei muuda sa mitte midagi. Kui sa ei paku selles organisatsioonis algusest peale teistsuguseid väärtusi ka kaasamise valitsemise mõttes, siis ei hakkagi need olemasolevad muutuma ja see kõik tegelikult on selles samas inimeses, kes sinna organisatsiooni kuulub, kinni. Jah, me tunneme seda, et inimesed on palju passiivsed. Me tunneme seda riigi tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja see, miks erakonnad osaliselt, ma ütleks osaliselt,
on muutunud selliseks kinniseks ja üsna ülbeks, on tänu sellele, et liikmeskond ise on ka natukene passiivne olnud. Et me olemegi, nagu eelnevalt siin välja toodud, rakkes oma igapäevaleiva lauale toomisega, aga sellest peaksime, ma arvan, ikkagi ühel hetkel üle olema. Et riik on ju meie jaoks, mitte mul tahan vähemalt loota nii ja sellepärast peame ka meie rohkem panustama. Et loomulikult ja ma kutsun ikkagi kõiki, kes tunnevad, et me vajame muutusi, siis ärgem venitagem seda hetke, sest Vaba Isamaa on kodanik, kes on nüüd toimetanud oma 2,5 aastat, on meie ühiskonnas mitmeid olulisi käike ju välja käinud. Valimisliidud Tallinnas, Tartus, mitmes teises omavalitsuses. Ei oleks Tallinnas Krossi toodud Pärnust äkitselt ära, kui ei oleks see algatus välja tulnud. Ei oleks, ma arvan, Vabakond Tartus olnud seda tugevam, kuna oli kõrval veel üks valimisliit, kes veel esindas seda mõtlevat aktiivi kodanikkonda. Ehk ma tahan ka välja tuua seda, et valimisliit kui selline kohalikul tasandil on tegelikult ju ka erakonna vorm. Igal pool on nüüd teatud hierarhiad, kuidas seda ellu rakendatakse nii edasi. Et ikka tuleb katsetada ja mitte jääda muidugi ootama seda, et küll keegi ära eest teeb. Ikkagi ise käed külge panna, see annab inimestele jõudu, nendel, kes juba on, annab ühiskonnale rohkem ootusi, mida enam need protsessid venivad, seda enam ka valijatel, kodanikel usk, et ongi tõesti midagi võimalik. Nii et kõigil käed külge. Aitäh, Külliki. Jaan? Ma ise usun, et kindlasti on vaja üht uut erakonda. Me tahame muudatusi saada, siis erakond ei ole mitte eesmärk oma ette, aga see on see vahend. Tähendab, see erakond tuleb Riigikokku, sealt loodetavasti edasi valitsus. Aga ma tahaks tähelepanu juhtida ühe teisele probleemile, et me, kes siin oleme, ei ole ju mitte ainukesed, kellel on see mõte, et uut erakonda luua. Meil on olemas siis veel, kui me siis ütleme, et Eva või VIK on üks, siis on meil üks organisatsioon, mis tuli oma programmiga siin üks kuu aega tagasi välja, AER. Seal on sellised inimesed nagu Karli Lambot, Karra Ostov, ma saan nii aru, ja Silver Meikar, Kristiina Ujuland teeb erakonda, Parem Eesti, Marju Laas ja Kaspar Ilves teevad erakonda. Ma lugesin Postimehest hiljuti, et Andrus Villem, kes oli endise teed- ja sideministri nõunik, teeb erakonda. Meil on ka siin Rait Mikkelsaar, ma olen näinud Rahvaalgatuspartei, teeb erakonda. Kui see Eva saab parem, siis tuleb teha Eva. Ja siis pürgib Mart Helme oma EKR-iga, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Riigikokku. Rohelised on minuga kontaktis olnud ja öelnud, et kas ma ei võiks nendega liituda, teeb erakonda. Ja kui kõike seda nüüd vaadata, siis küsimus ei ole mitte ainult, kas me nüüd teeme siin erakonda või mitte, vaid küsimus on ka see, et kui nüüd me teeme 9 väikest erakonda, siis see eesmärk, mis meil on, et Eestis midagi muutuks, see ei täitu sel juhul. Aitäh. Ansori? Mina oleksin selles küsimuses rohkem messis Jüri Adamsiga, et me oleme tegelikult ju oma loomult mitte ühe identiteedi inimesed. Üks või teine tähendab, et tihtipeale poliitiline tegevus või see poliitiline luu, mis meile praegu peale pannakse, eeldavad, et sa oled üks või teine. Ja ei olegi kolmandaid võimalusi olemas, aga tegelikult me oleme oma identiteedid väga mitmekihilised ja liigrikkad. Ja selles avalikkuse kujundamises me ei pea seda tegema alati ühe või teise erakonnana, vaid võib olla vabalt olla mingis kitsamas küsimuses mingi grupp.
kellel on selge ja hästi argumenteeritud seisukoht. Aga probleem on selles, et see seisukoht ei jõua mitte kuskile. Ja senised erakonnad on tõepoolest tegelikult ju oma DNA-d on kompartei loomid. Sest ei ole kuskilt maalt võtta seda isiku elukogemust ja sellist olemist. Me oleme oma mineviku varjus, tahame või ei taha. Ja nüüd, kui nüüd vastu küsida, et kas uut erakonda, siis jah, aga ainult sel juhul, kui tuleb täiesti uue DNA-ga tegelane, kes selle öko-niši nii-öelda hõlvab ja saurused välja sööb. Ja selle erakonna iseloom võiks olla selline, et ta oleks pigem väikesearvuline, sest poliitiline töö on tegelikult sööb aega, närve ja inimest. Aga ta on samal ajal hästi avatud sellistele vabapondlikul alusel tulnud ideedele, mõtetele ja vajadustele. Ja ta on pidevalt seetõttu avatud ja äärealas üsnagi mobiilne. Ilma mingisuguse noorteorganisatsioonita, ilma mingisuguse suure parteiaparaadita ja selle nii-öelda klassikalise parteidistsipliinita. Tähendab, et kui selline erakond tekib, et siis on tal igati õigustus olemas. Ja sel juhul kaua ära hirm, et need erinevad algatused, need 8, 9, ma tean veel 3. Et need ei lähe tühja, vaid siis tekibki võimalus, et need erinevad mõtted, kellelgi on üks aspekt olulisem, kellelgi on teine ja kui see erakond oleks nagu selle uutmoodi riigi loom, see ühistegevuse platvorm, millel on kokkulepitud mängureeglid ja siis ka igal inimesel, kes grupeerub mingi idee taha, siis ka võimalus ennast realiseerida, see mõte jõuab kuskile. Sel juhul seda tüüpi erakond omab õigust väikesaal. Ja ma usun, et me sinna ikka jõuame. Oktoobris, septembris saab juba näha. Aitäh, Parkalai, väga huvitav mõtted. Kas Andrei tahab ka sel teemal midagi öelda? Palun. Kas rohelised mitte proovinud niimoodi, et seal ei olnud sellist erakonna esimeest, et seal olid kõneisikud ja nad olid kuidagi niisugused hästi horisontaalsed ja mitte kuidagi hierarhilised ja kuidas nad lõpetasid. See ei ole väga selline, lootustad ja Pansoori ütleb, et see on isikutes kinni täpselt, nagu juba ka Lennart Meri ütles, just niisuguste inimestega peame riiki üles ehitama. Inimesed on sellised, nagu nad meil on. Ja need inimestest ma tahaks jätkata, et oma seda eelneva jutu joru, et jah, et meil on siin, eks ole, 9 sellist embrüonaalset erakonda, kust nad siis endale ikkagi need reaalsed töötegijad leiavad. Et ma olen mõelnud, et kes on need Eesti ühiskonnas siis need inimesed, kes ei ole nagu hõivatud. Ma tahan veel kord rõhutada seda, et erakonna loomine, uue erakonna loomine, see on üks katse teha reformi. Ja nagu me teame, igasuguse reformi tegemine tähendab seda, et sinu töö hulk või see igapäevane töö, mida sa teed ja siis, kui sa veel hakkad midagi reformima, siis selle töö hulk suureneb 2-kordseks. Umbes niimoodi. Aga nagu ma ennist ütlesin, et Eesti ühiskonnas selliseid vabu inimesi enam väga ei ole. Kes on vabad, need on siis umbes 300 000 seeniori, kes on siis välja teenitud vanaduspuhkusel ning ilmselt noored naised, kes on titega kodus, enamasti need naised. Et need on siis meil sellised vabad inimesed, kelle poole võiks siis pöörduda ja siis nagu paluda. Et andke oma aju potentsiaal. Aga... Ei, me oleme ka ikka vabad. Tööst jääb vaba aega. Aga mis ma tahtsin öelda, et need inimesed, kes need inimesed vabad, juhul kui see on põhiliselt see nagu inimressurss, mida võiks kasutada, et tegemist on hästi konservatiivsete inimestega. Inimesed ei ole ressurss, vaid eesmärk. Ärme kasutada. Jah, täpselt. See ongi see igavene küsimus, et kas Eesti riik on eesmärk või Eesti riik on ressurss. Kummast otsast me vaatame. Ja nii on ka inimestega. Antud juhul, kui me räägime erakonna ülesehitusest, siis inimesed on erakonna ülesehitamisel, on inimesed ressurss. Ja valijad on eesmärk. Sellist me ei taha teha. Teistmoodi kahjuks ei saa teha. Aitäh, juba läheb põnevaks diskussiooniks. Kas on veel kaks küsimust on nüüd läbi käidud, kas nüüd on ülejäänud kohalolijatel küsimusi just nendel teemadel? Palun,
Kellele sa sunnad see küsimus, jah? Ma isegi ei tea. Tõnu Teevet. Mis te arvate, kas säärased ühiskondlikult aktiivsete inimeste arv kuskil riigis, näiteks Eestis, kas see on konstantne? Räägime sellest ressursist. Või see mingites olukordades suureneb? Aga kas need inimesed, kes võiksid olla erakonna loomise juures aktiivsed, kas see võib mingid olukordades niisuguse inimese hulk kasvab? Või paljud jäävad ennast ka veel aktiivsusressurssi, mis te arvate? No see, kui optimistlikult öelda, siis see ju sõltub nendest välistest oludest selles mõttes, et millise surve alla ühiskond pannakse. Kui paljudel inimestel tekib see tunne, et kui nüüd mina ei tule oma murgast välja hakka tegema, et siis lähebki asi kõik untsu. Aga ma tuletan meelde seda ühte sellist katset, mille tegi kunagi Rein Taagepera, siis kui ta kirjutas selle ühiskonda vapustanud essee demograafilisest vetsupotist, siis see oli üles ehitatud sellisele lootusele, et analüüsige seda teksti. Need noored inimesed loevad selle läbi, nad kohutavad nagu murelikuks, nad ehmuvad ja siis nad lähevad ja hakkavad lapsi tegema. Ja siis oodati seda, et nüüd seda juhtub 8 aastat, oodati mitte midagi juhtunud. Kuigi justkui sai väga sellise metafoorselt selgeks tehtud, et kus kohas me oleme. Aga see nagu kedagi ehmatanud. Mis nüüd puutub sellesse, et kas on olemas kusagil inimesed, kes on see ressurss. Mul on mõnikord tunne, et äkki nad on kõik Soome ära läinud. Nooremad, aktiivsemad, nad seal on, kuidas tähtsalt tagasi saada. Need ongi praegu, kellest me puudust tunneme, kes näiteks puuduvad siin saalis. Ma tooksin hea näite. Oli ju see NO99 etendus, kuidas see tõmbas inimesi kaasa endaga. Tegelikult näitas, et huvi oli. Huvi on suur tegelikult teatud mõttes. Kes leiab selle õige keele, kuidas... Mina tahan ka väita seda, et tegelikult on meil inimesed olemas, aga küsimus on prioriteetides ja väga suuresti julguses. Et tihtilugu need olemasolevad inimesed, kes on olemas, nad on seotud kas töökohustuste või muude erinevate projektidega, et kui sa astud ühe sammu erakonda näiteks, siis sa kardad, et sa kaotad mingisuguse teatud positsiooni, on see siis mingisuguse suhtlusel, mainekujundusel ja edasi. Et selle uue erakonna või erakondade, ma ei tea, kas tuleb või ei tule rohkem, eesmärk peab olema ka selle poliitika erakonna mainekujundus. Et see peab olema loomulik, normaalne. See, et me astume kuhugi Kadriolu seltsi, Telliskivi seltsi, Nõmme seltsi, see on ju ka ju normaalne. Sest me tahame ju esindada kogukonna huve. Riigi tasandil me saame seda paremini teha erakonna tasandil. Et need kõik on tegelikult väga loomulikud ja täiesti normaalsed tegevused. Aga lihtsalt meie ühiskond naeruvääristab neid ja meie eesmärk peab olema seda naeruvääristamist pigem alavääristada, seda naeruvääristamist. Ei taha päris nõustuda, sest tuleme selle sama NO-teatri nagu juhtumi juurde, et miks oli nii suur tähelepanu ja rohkem või vähem varjatud ootus, et nüüd äkki teevadki ära. Et see oli 2 momenti, üks oli usaldus. Sest selle projekti vedajad olid usaldusväärsed, on siiamaani, rahvas usaldab neid. Ja teine moment oli see, et ärme alahinda sellist huumori ja iroonia olulisust inimese vaimse tervise puhul. Et tihtipeale põrkutakse eemal sellisest tõsimeelsest põleva mõõga vehklejast, et nüüd me lähme Eesti uuelt tegema ja kõik muud plaan. Inimesed kardavad natukene. Aga kui on ikka mõnusa huumori ja irooniga, eneseirooniaga tehtud asi, kus on väike pann, see jälle tõmbab ligi. Et see on ka sellise vaimse tervise üks indikaator. Nii et ma selles mõttes seda ala ei hindaks, et meie laiuskraadil on päikest niigi vähe, siis on hea, kui ka mingisse ühistegevusse seda päikest süsitakse sisse. Aitäh, järelikult ka huumor ja eneseiroonia üks ressurss, mida me võime kasutada. Jüri, palun. Seda küsimust vastata, siis 25 aastat tagasi, kui me hakkasime välja tulema sellest orjariigist, siis oli täiesti
selgelt alguses oli üks periood, kus inimesed oleks väga huvitatud olnud poliitilistest muudatustest, aga jumala pärast mitte ise nende tegemisele kätt külge panna, sellepärast et see oli ohtlik. Oli veel väga palju meeles, väga hirmsaid kuni Stalini aegadeni tagasi. Ja siis, kui üle selle paisu ükskord läks, siis äkki selgus, et peaaegu kõik täiskasvanud inimesed ja väga paljud isegi vanemad koolinoored tulid kaasa sellesse olukorda ja nii edasi ja nii edasi. Vaba ühiskond ja sellel põhinev demokraatlik riik pühineb ainult siis, kui piisavalt palju inimesi tegeleb ka poliitikaga. See tähendab organisatsioonidesse kuulumist ja valimistel käimist. Nüüd, kuidas on praegu see olukord Eestis on selle 25 aastaga on toimunud tagasiminek väga mitmes mõttes. Üks on see, mida siin juba teised vihjasid, et praegusel hetkel ei ole inimesed enam nii väga vabad erakondade liikmeteks astumas, sest väga paljud kardavad ja ma arvan, et keskealised ja eriti riigipalgalised inimesed tõenäoliselt mõtlevad 3 korda enne, kui nad kuhugi uude erakonda astuvad, aga tõeliselt see arvatavasti õnnestub tõesti siin, nagu Rostov ütles, kas või pensionäride ja noorte inimeste baasil, kellel ei ole selliseid majanduslikke hirme, sest vähemalt pensionärid küll praegu ei karda, et kui ma astun mõnda erakonda, et siis võetakse mul pension ära, et vähemalt praegu sellist veel ei ole, eks siis nagu ülejäänud siis toetaksid, aga viimase mõttena ma tahaksin ütelda seda, et mina ei jaga seda üleüldiselt Eesti ajakirjanduse poolt juba üle 20 aasta levitatud niisugust arvamust, et kui inimesed ei käi valimas, et siis nad on just nagu poliitikast pettunud. See võib olla teatud olukordades ja eriti niisugustes surveajastutes, nagu tal püüdsid ka inimesed võimalikult vähem kõigest sellest süsteemist osa võtta ja mitte käia. Mina arvan, et Eesti kuulub praegu niisuguste riikide kategooriatesse, kus need inimesed, kes ei käi valimas, siis nende põhiline motivatsioon, miks nad valima ei tule, on see, et nad on enam-vähem riigi eluga rahul. Ja nad ei näe põhjust, tähendab, ei ole ühtegi ora, mis neid kuskile pehmesse kohta valusasti torkaks ja mis ajaks nad valima. Et kui me räägime siin erakonna loomisest põhiliselt selleks, et ehitada kandidaatide nimekirja, siis me järgmine ja olulisem teema, tunduvalt olulisem teema on see, et kuidas minna nende inimeste juurde, kes juba, ma ei tea, 4 või 5 või 6 korda järjest. Ei, kuut ei ole, ütleme, 4 korda järjest või 3 korda järjest või 2 korda järjest parlamendivalimistel ei ole käinud. Nad ütlevad küll jah, et mis see minu häälest midagi oleneb. Aga tegelikult sellega öeldakse, et me oleme põhimõtteliselt rahul. Me isegi ei ole niisugust karjuvat häda, mis meid valima ajab. Me peame hakkama nendega tegelema. See kui me arvame, et me loome erakonna või mitu kasvõi ja ehitame oma kandidaatide nimekirjad ja et siis ongi nagu midagi saavutatud. See on väga kahtlane asi. Järgmine palju olulisem küsimus on, kuidas saada kõigepealt teiste erakondadest valijad enda poolt hääletama ja siis kuidas tuua valima need inimesed, kes on põhimõtteliselt eluga nii palju rahul, et neid miski oluliselt ei aja valimiskasti juurde. Aitäh, Jüri. Jaan, kas sa sellest ressursi teemast ei taha? Hästi, läheme nüüd edasi. Tegelikult mul on siin ka laekunud mitmed sellised väga konkreetseid küsimusi, et ma võtaks neid läbi, muidu ma nendeni jõuagi, sest natuke üldisemalt on ka veel vaja rääkida. Siin on just veel Jüri Adamsile üks, et kui pensioniea tõstmine tundub paratamatus, aga see ei saa kuidagi tõsta noorte turvatunnet. Kuidas tagada noorte tööhõive? Ühesõnaga, et pensioni tõstmine nagu ei paranda nagu olukorda. Kuidas seda kommenteerib? No pensioni asi on küll nüüd niisugune, et see küsimus on esitatud nagu sellises mõttelaadis, nagu et
ühiskonna kohustus oleks siis riigiorganite kaudu kõiki vanemaid inimesi alates mingist eluaastast rahaliselt toetada või üleval pidada. See on üks niisugune 20. sajandi teise poole maailma ajalooline veidrus, mille suhtes ei ole kindel, kui kaua see püsib, ega ikka üldiselt see Jumalast loodud inimühiskonna kohustus on see, et oma vanad tuleb üleval pidada ikka perekonna noorematele liikmetele. Et see, et mõni ühiskond riigi kaudu aitab vanu üleval pidada ja nimetab seda siis pensioniks, ega see ei ole ju paha asi. Aga nõuda, et see on nüüd mingisugune inimõigus ja et see peabki niimoodi olema, see ei ole asi. Mis puudutab seda noorte tööhõive küsimus, siis me elame niisugusel ajal, kus väga palju neid ametioskusi, mis sajandeid andsid inimestele leiba, on muutunud mittevajalikeks. Ja niisugust jõudu maailmas, mis paneks uuesti rakendusse inimesed nendel ametitel, mida maailm enam ei vaja, seda ei ole olemas. Iga noor inimene on oma enda õppimisega ja oma vanemate abiga tõenäoliselt võimeline, kui tal mõistus on olemas ja kõik ihuliikmed on terved, õppima ära ühe niisuguse ameti, mis toidab mitte ainult teda ennast, vaid ka kogu tema pere ja suguvõsa, sest põhimõtteliselt maailmas on piisavalt uusi ameteid ja uusi töökohti, mis annavad leiva. Nendega on terve rida probleeme. Meie ajastu üks hullemaid asju on see, et leivateenimise kohad järjest kaugenevad nendest traditsioonilistest elukohtadest, aga see on liiga pikk jutt. Aga nüüd ütelda, et mingisugune riik on võimeline mingile laisale toslemile õpetama ameti, mis teda eluaeg üleval pidada, kui see noor inimene ise ei ole varasemalt pingutusi teinud ja ei tee praegu, see on lootusetu. Aitäh ja ühe konkreetse küsimusi esitan veel. Kahjuks osad lähevad teemast nii kaugele. Kas on midagi väga kiiret konkreetselt? Tuleks tagasi selle eelmise küsimusega, kes peaks olema praeguse aja valija ja miks ta peaks üldse valima. Ja ma olen täiesti kindel, et tuleb luua tänaseks uus erakond ja valijaks ei ole mitte see noori inimene, vaid valijaks kõik need, kes saavad aru, et selles tuleviku erakonnas on võimalik tema idee või ettepanek saab mingi reaalse kajastuse, et tal on võimalus selles osaleda ja muuta seda protsessi niimoodi, et ta väärtus on hinnatud selle asjaga. Alles siis tekib võimalus üldse rääkida uuest erakonnast või soovist, et see uus erakond oleks võimeline ja oleks võimeline leidma endale just selle valija, kes oleks reaalselt huvitatud sellest riigist siin, et ta jätkuks. See on mudel, mis töötab. Ühesõnaga, tuleb tuua nähtavale just see osa, et kõik see, mida inimesed arvavad, et sellega ikkagi arvestatakse. Ja et see on oluline just selle sama erakonna poliitika ja igapäeva poliitika kujundamine. Inimese arvamusi ei lähe otse prügikasti ja lastakse särida kõik mida, nii teeme seda, mis tahame. Just see olukord tuleb ära võtta. See on ainult võimalik. Aitäh. See oli sul nüüd täiendav kommentaar, ilmselt mitte küsimus, eks ole? See oli vist eelmisele, jah. Jah, eelmisele. Aitäh. Aga ma annan veel ühele konkreetsele küsimuse vastuse ja siis on mul veel üks olulisem üldisem küsimus enne lõpetamist, aga palun, Ansori. Siin on küsimus, et infotehnoloogia arenguga on järjest paremini tagatud järjest kiiremad ja globaalsemad suhtlemise võimalused. Ja et kas on ikka selles keskkonnas, selles globaliseerimise tingimustes on õige, et väikesed klassid koolides, ma saan õieti aru, jah, koolides, et neid järjest vähendatakse või kaotatakse, kuigi just väike klassikomplekt annaks võimaluse iga lapsega suhelda konkreetselt. Ja et see sama suhtlemisvõimalus, inimeste vaheline suhtlemisvõimalus siis järelikult IT arengus, jah, on järjest kasvav mure.
Et ma katsun nüüd selle kuidagi vastuse siis võimaliku sellise poliitiliselt, et poliitilises võtmes, et see ongi nüüd see, mille järgi ühte ja teist erakonda valida, et kuidas on lahendatud üks või teine küsimus ja mis puudutab nüüd seda haridusküsimust, siis loomulikult iga euro, mis on läbi mõeldud, pandud haridussüsteemi, on investeering, mis tegelikult tagabki selle hilisema toimetuleku. Jüri Jaanus juba viitas sellele, et praegu on järjest enam selliseid erialasid, mille tootlikkus on oluliselt suurem. Sest musta töötavad ära robotid. See uus revolutsioon juba peab. Mis saab seda, et selles üliintensiivses tehnoloogilises maailmas peab olema väga hea haridus, mis saab omakorda seda, et jah, väiksed klassi komplektid. Ja ka lasteaiakasvatajatele vähemalt magistrikraadiga võrduv kvaliteet, oskus laste loovusega ümber käia. Jah, ja igale lapsele kõigepealt personaalne lähenemine, sest see raha ei ole maha visatud. Eriti olukorras, kus on lapsi järjest vähem. Ja kuni selleni, et kohuslik kuni gümnaasiumihariduseni ja soovitavad kõrghariduseni, sest sealt tulevad need kõrgepalgalised töökohad, kus inimesed saavad nii oma lähedased ülal peetud kui ka riik oma maksud. Sest seda muud vähe haritud tööjõud on tarvis ei lähe, selle teevad robotid kohe ära. Aitäh, Ansoori. Tegelikult meie aeg läheb tõesti uskumatult kiiresti, ma nüüd rohkem vaheküsimusi ei võta ja nahaks nüüd ühe veel üsna põhimõttelise küsimuste ringi nüüd kõigile panelistidele esitada küsimuse, mida teha ikkagi nüüd? Kui me oleme nüüd läbi käinud kõik need teemad, ressursid ja ühiskonna probleemid ja tegelikult me ikka jõuame kuhugi sellesse punkti välja, et mida tuleks ka teha. Ja paluks hea nõuanne nüüd sellele seltskonnale, kes siis tahab luua uut jõudu. Palun, Jaan. Ma usun, et ehitada ühte erakonda, see on üks küsimus ja üks tegevus. Üks teine tegevus on, et kuidas olla suur erakond valimistel, et kuidas saada valijaid. Ja need kaks asja, need on täiesti erinevad. Ja ma usun, et neid tuleb ka organisatoorselt erinevalt käsitleda. Tähendab, kui sa lood erakonda, siis sa teed üks programm ja siis sa võib-olla alt üles ehitad selle programmi, nii nagu me oleme täna siin kuulnud väga hästi. Aga kui sa tahad võita valimisi, siis sa pead küsima selle küsimuse, et kes mind hakkab valima. Ja selle küsimusega tegelevad ju kõik olemasolevad erakonnad, on nad siis Eestis või Soomes või Rootsis või Suurbritannias. Ja seal siis küsitakse, kui ma toon ühe Eesti näite ja ühe välismaa näite, Keskerakond, me teame kõik, kes nende valijaskond on. Kui me võtame rohelised Lääne-Euroopas, siis on teada, et rohelistele hääletavad kõrgharidusega naised suurlinnades. See ei ole mitte maal inimesed, vaid see on kõrgharidusega naised suurlinnades. Ja tähendab, kui sa tahad valimisi võita, siis sa pead terve selle protsessi läbi käima. Ja see on hoopis midagi muud võrreldes sellega, et ehitada ühte erakonda. Ma tahaks anda järjekorrast niimoodi, et jätaks sinu Jüri viimaseks, mul on sulle üks lisaküsimus ka. Aga palun nüüd Ansoori ja siis, Ansoori, mida teha? Kas mina isiklikult või üldse teema? Ja mis nõu sa annad, mida teha, et seda olukordas muuta või kuidas ehitada siis üles sellist jõudu? Mina olen seda usku, et me oleme nüüd selles lääne tarbimisühiskonnas juba piisavalt kaua olnud, et on hakanud välja kujunema teatud sellised, teatud immuunsüsteem. Et kui me olime kommunistliku maailmakorralduse või nõukogude maailmakorralduse suhtes, olime immuunsed omal ajal ja täiesti abitud. 90. alguses selle vastu, mis meil tuli selline kauboikapitalismina, siis meil on juba välja kujunenud teatud selline
äratundmine, et mis on see müüdud vaht või mull ja mis asi on tegelik asi ise. Ja sellepärast ma arvan, et vahenduse mõttes võiks seekord teha programmid sellised, kus on kaasatud väga head valdkonna spetsialistid, nagu Raivo Vare näiteks, mis tuginevad täitsa faktilisele ainesele, mis on reaalselt saavutatavad, mitte sookujutelmad ja veel näedaks ära, et kuidas need esitatud kavad reaalselt ka teostuvad ja näiteks ära, et mis on siis selle partnerluse see vajalik tegevus. Et tulete hääletate sellise erakonna ootuse eest, me garanteerime teile. No kui palju saab erakonna puhul garantiist rääkida pärast Res Publica ühiskondlikke katseid, on nagu keeruline muidugi rääkida usaldusest, aga põhimõtteliselt on ikkagi võimalik. Just sellega, et kaasata võimalikult palju sellist nagu oma algatust. Ja teine moment on see, et parempoolses maailmavaates on paratamatu, et ongi 8, 9, 10, 12 algatust. See on loomulik. Kui üks ainus, ma oleksin sügavalt mures. Ma oleksin paanikas. Aga on väga head on palju. Nüüd on see, mingi hetk hakatakse võrdlema, et mis on teie eesmärgid, kuidas te tahate, et see kuidas küsimused tekitab palju tülisid, on ju, ja et kes on siis kõvem inamees. Aga enamasti on need kõik on läbi räägitavad ja loksutatavad. Ja selleks on piisavalt palju aega. Aitäh, Külliki. Kuna ma olen üks nendest, kes igapäevaselt siis püüab tegutseda selle nimel, et erakond luua, siis mina tunnen, millest jääb vajaka, nagu eelnevalt, et liikmete natuke julgusest jääb puudu. Et me kõik võiksime tegelikult julgemalt öelda, et mida me tahame ja tegelikult kuidas me tahame. Et tihtilugu me kõik oskame olukorda kirjeldada ja me saame hästi asjast aru, aga siis, kui me läheme rääkima, kuidas lahendusi leida, siis me läheme eri teed. Ja see kuulamise oskus, rääkimise oskus, mul on selline tunne, et me oleme küll elanud vabas riigis, kus tegelikult on meil kõigil olnud õigus arvamusi avaldada ja mõtteid vahetada, aga tegelikult me ei oska seda. Me oleme vait jäänud millegi pärast ja kaotanud selle julguse ja tahte omavahel arutada. Ja selle uue erakonna tegemise võttes, kuhu meie oma Vabaerakonnaga veel jõudnud ei ole, aga loodetavasti nüüd siin aprilli-maikuu jooksul jõuame, et kuidas tõesti selle lihtsa inimese panus jõuab siis selle erakonna seisukohani ja tegudeni. Et siin ju päris häid valemeid ei ole ju välja töötatud, sellepärast, et praegused erakonnad on sellised, nagu nad on. Et julgust neid lahendusi leida, et ma arvan, et selle roheliste näite ja praeguste erakondade näite varal tuleb see kesktee leida. Et sellele keskteele leidmisel rohkem julgust. Aitäh, Külliki. Mis nõu sina annad, Andrei? No ma tahan alustada just oma isiklikust kogemusest aeg-ajalt mulle minu mailboxi potsatab, eriti just kevaditi, mõne ajakirjandustudengi või õigemini magistritöö tegija selline ankeet, kus ta palub mul leida lahkelt 40 või ka 50 minutit oma päevast ning vastata nendele küsimustele. Ma kustutan need kirjad kohe ära, sellepärast, et ma leia seda aega. Nii et need üleskutsed, et valijate käest tuleb küsida või potentsiaalsete valijate käest tuleb küsida mitte ainult seda, et mida nad tahavad, vaid nad peavad ka kuidas seda saavutada, et unustage see ära. Inimesed ei hakka sellistele küsimustele vastama, inimestele tuleb anda ette mingisugune menüü ja siis nad sealt valivad. Nüüd teine asi, et kui Raivo Vare rääkis, et riigi rahanduses meil käitutakse niimoodi, et käib selline mingisugune raha külvamine sellele, kui tuleb fokusseeruda. Siis ilmselt on sama asi ka valijaskonnaga, kuna need 4 olemasolevat erakonda püüavad valijaid siis seinast seina, ülevalt alla, kõiki vanusekihte, kõiki klasse, kõiki neid professioone, mis tähendab seda, et need programmid muutuvad selliseks üheülbalisteks, küllaltki sarnasteks, see on nüüd uus erakond, mis tuleb ja siis proovib sedasama teha, et lihtsalt ei pääse pildile. Ilmselt tuleb hakata fokusseeruma, et need konkreetsed mingid grupid või elanikkonna rühmad, kes on vaja kätte saada ja siis neile midagi pakkuda. Mingisugust muud nagu lahendust mina ei näe.
muidu läheb sama teed, et kõik keskpõrandale kokku, nagu praegu need 4 erakonda, nad ongi kõik kusagil keskpõrandal koos. Aitäh. Ja nüüd lõpuks palun, Jüri, lisaks sellele, et mida teha, ma paluksin siiski, et sa täna annaksid ka valgustaksid selles algatuses, mida Vabaerakonna algatusrühm on plaaninud teha, aga räägi sellest. Ja mul paluti algusest peale üks info anda, ma annan selle eelneva põhiküsimuse juures, ma ei tea, ma olen natukene tagasihoidlik meelelaadiga inimene, ma ei püüa küll keelata kellelgi unistada õnnelikust tulevikust ja heast elust, aga ma ei arva, et reaalses poliitikatöös nendel unistustel nagu väga olulist kohta on, et poliitikatöö käib ikka pigem selles, et sa pead kohe praegu hakkama teele ja astuma esimese sammu õiges suunas ja võib-olla tuleb küll mingisuguseid lookeid tee peale ette, sest ükski tee ei lähe ju päris sirgelt, aga ikkagi minema õiges suunas ja mitte liiga palju mõtlema väga kaugetele asjadest, niikuinii kõiki kaugeid asju ette ei näe ja mis tee peal juhtub, seda kõike ette ei näe, et põhiline on julge pealehakkamine ja pealehakkamine on see kõige olulisem, aga info on nüüd selline, et põhimõtteliselt oleks võinud täna siin saalis käima minna üks algatus ja see algatus nüüd tuleb teatud hilinemisega, aga ma räägin kohe ära, milles see asi on. Asi muidugi hakkas sellest peal, kui te mäletate, üle aasta tagasi toimus Eesti ühiskonnas üks niisugune lihast ja luust läbi käiv karjatus, mis sai nimeks harta, ma ei tea, mis harta ta täpselt oli. Neid hartasid on palju olnud ja maailma ajaloos, aga põhimõtteliselt oli teatud väga oluline ühiskirjutis, mis ütles, et väga paljud asjad Eesti poliitika elus on halvasti. Ja selle tulemusena käivitas president ühe protsessi, mille nimeks sai rahvakogu. Nüüd mina ei ole nende hulgas, kes arvavad, et selle taga oli mingisugune niisugune salajane, eriti pahatahtlik plaan kuidagi seda rahvakogu nurjata. Ma arvan, et need inimesed, kelle kätte see rahvakogu korraldamine sai, need olid valed inimesed ja päris kindlasti nad ei osanud seda ülesannet täita, mida nendel toletati. Et esimene asi oli see, et nad tegelesid sellega, et küsida seda rahva arvamust, see crowdsourcing, nagu praeguses moodses eesti keeles oleks niimoodi, aga kui nad siis said kõik need ettepanekud kokku, siis kõik ettepanekud, mis olid natukenegi keerulisemad ja intelligentsemad, need nad viskasid siis prügikasti ja kõige primitiivsemad arvamused. Ja need siis pandi ühe grupi inimeste hulka, sealt midagi sõnastati ja üleüldiselt kogu see üritus hartast alates kuni selle rahvakogu lõpuni sisuliselt osutus nurjunuks. Praeguseks hetkeks on siis 2 tulemust sellel protsessil olnud. Üks on siis see, mis meisse otseselt puudutab, et me saame ilmselt kandidaatide nimekirja hakata esitama alates 500 liikmest erakonnana ja teine on siis niimoodi, et üks nädal tagasi või natukene rohkem võttis Riigikogu vastu ühe seaduse. Selle seaduse mõte on siis see, et põhimõtteliselt Riigikogu kohustub oma mingisuguse komisjoni näol tõsiselt arutama sellist kirja, mis teeb mingeid ettepanekuid riigikorralduses midagi muuta, juhul kui sellel kirjal on 1000 allkirja. Nüüd Andres Herkel ja teised siin eestvedajad arvasid õigeks, aga mina toetan neid, et siinsed inimesed ja meie ideestik võiks olla ühe esimese sellise kirja sisu. Aga tehniliselt osutus nii, et see seadus on
küll presidendi poolt välja kuulutatud, aga ta ei ole veel Riigi Teatajas ilmunud, ta ei ole veel jõustunud, nii et see jõustumine saab toimuda kuskil ilmselt peale umbes 10. aprilli või paar päeva hiljem, nii et siis tuleme selle juurde tagasi. Aga on olemas selline tekst, ta on vist kuskil siin isegi ühe posti peal üleval, mis ei ole võib-olla päris lõplik, aga mille mõte on siis seesama asi, mida me oleme väga palju siin vabaisamaalise kodaniku ringkondades rääkinud ja mida on räägitud ka muidu, et selle punnseisu tehniline niisugune põhipõhjus on 2003. aastal selle valitsuskoalitsiooni juhtimisel valitsuskoalitsiooni poolt, mida juhatas Res Publica kehtestatud Riigikogus esindatud erakondade ülerahastamine, see ülerahastamine on tõeliselt ülerahastamine. Sellel on, ma toon teile ühe niisuguse näite, et meil on viimastel aastatel on siis 5,4 miljonit eurot antakse nende erakondade peale. Me siin selle paberi ettevalmistamisel vaatasime natukene teiste riikide kordasid, kui selget teadmist ei ole, aga näiteks Saksamaal, kes väga ohtralt oma erakondi rahastab riigi rahastamisest, antakse parlamendi valimise tulemuste jaoks erakondadele, ametlik summa on 70 eurosenti ühe hääle kohta. Ja seal tuleb veel teisi rahastamisi juurde, nii et keskeltläbi 1 euro hääle kohta, kui me arvestame selle Eesti olukorraga, siis Eestis on 10 eurot. See on tõenäoliselt, kui see pole mitte ainult maailmarekord, siis on see Euroopa rekord päris kindlasti. Nii et nagu see esimene mõte on, et see süsteem on vale ja see on tõenäoliselt üksik korruptsiooniaktidena niivõrd unikaalne, et seda ei tunta ära ei Eestis ega maailmas. See on umbes nagu seesama vana lugu, mis on Ilfi Petrovi ühes raamatus, et otsige kirjaviga kaardi pealt, et tõenäoliselt kõige parem võimalus kirjaviga peita on panna sinna, kus on see kõige suurem tekst, mis käib kaardi ühe äärest teise. Või seal oli see vist niimoodi, et pärast seda, kui 10 korda oli loetud entsüklopeedia korrektuuri, siis tuli ikkagi välja raamat, mille peal, kaane peal oli kirjutatud entsüklopuudia. Umbes niimoodi on see asi. Ja siis teine nagu mõte on siis selles, et kuna tõenäoliselt ei ole võimalik neid hunte õpetada rohusööjateks, et siis taotleda Eestis niisugust olukorda, et kui erakonnad ka saavad Eesti riigi käest toetusraha, siis see asi peab niimoodi olema korraldatud, et mitte nagu praegu, et minnakse valimistele 2 eri süsteemiga, et eri Riigikogu erakonda nii-ütelda teevad valimiskampaania riigi raha eest, algul võlgu ja pärast maksavad ja ülejäänud valimiskampaania osalejad vaatavad, kuidas nad ise saavad. Et nemad on nagu see väike-Peetrid. Väga paljudes Euroopa riikides on põhimõtteliselt midagi taolist, et on olemas valimiskampaania toetus. Kellel on see rahaline, kellel on see näiteks selliselt, et antakse kõigile valimistele osalejatele teatud hulk riigimeediast mingisugust meediaaega või midagi, aga põhimõte on see, et kuidas ka ei ole muude toetustega, aga valimiskampaaniale kasutatavad riigi rahad peavad olema võrdselt jaotatavad kõikide nimekirjade vahel, kes selles valimisel osalevad. Et see on nagu see põhimine mõte, sellega ma lõpetan. Ma loodan, et siis, kui see seadus on nüüd jõustunud, et siis meie erakonna algatusrühm võtab siis käivitab selle allkirjade kogumise kampaania selle sisulisele pöördumisele ja sellega me kindlasti ütleme rahvale ühe sõnumi ja sellega me ausalt öeldes paneme Riigikogus esindatud 4 erakonda, kes selles nii-ütelda varastamise küsimuses on täielikul üksmeelel, me paneme nad üksjagu piinlikusse olukorda, aga eks nad on siis seda väärt, et me sellesse olukorda panna. Aitäh!
nüüd küll sellises olukorras, kus me oleme saanud hästi palju mõtteid jagada ja väga suur tänu panelistidele, et oma mõtteid meiega jagasite. Ma usun, et see kõik langes viljakule pinnasele, et me saame oma asjadega edasi minna.